Tere siis kõigile, kes te olete minu kanali vaatajad, minu fännid, minu ammused kuulajad ja tere tulemast ka kõikidele nendele, kes te satute esimest korda minu kanalit vaatama. Olen Auli ja mul on taas kord väga meeldiv olla teiega. Ja täna ma teen sellise ladumise, mida ta tahab mulle just praegu öelda. Ka teine väga aktuaalne teema, mida teevad samuti väga paljud ladujad siin ja olen ka loomulikult mina teinud, aga me teeme ju kõik ikkagi nendel väga nõutud teemadel kõige rohkem ladumisi. Ja tegu on kollektiivse ladumisega, ma ei tea, kelle energia ma siit kinni püüan, kui te soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meilile, mis on siin selle video all ja auli.maagiline@gmail.com. Nii, ja läheme siis selle põhiteema juurde, et mida see inimene tahab teile just praegu öelda. Ja see on selline, nagu ma juba ütlesin, kollektiivne ladumine, on see ka ajatu ladumine, ükskõik millal te siis seda vaatama satute, siis on see teema või see küsimus, probleem teie jaoks kõige aktuaalsem. Ja see ei ole ainult päris kindlasti nendele inimestele, kes on lahku läinud, kelle suhe tavaliselt see väga sageli selles võtmes nagu üles ehitub. Aga see ei pruugi alati niimoodi olla, sest ka inimesed tegelikult üksteise kõrval elades olles aastaid ei ütle võib-olla välja seda, mida nad tunnevad, mida nad tahavad ütelda. Nii, ja vaatame siis, mida see inimene tahab sulle öelda. Kui ma lähen jälle väga naistele tegemiseks seda videot, siis poisid, palun pöörake ringi, eks ole. Nii, mida ta tahab sulle just praegu öelda? Ma ei tee siin pikka videot seekord, sellepärast, et see lihtsalt tahab sulle öelda seda, et ma tahan sinuga luua kodu. Ma tahan jagada sinuga seda armastust. Ma tahan valida sind, sest armastajate kaart ei tähista iga kord ainult armastajaid, vaid see võib tähistada ka valikuid. Ja siin mulle tundub, et ta tegelikult ikkagi ütleb, et ma tahan valida sind, sa oled mu hingesugulane, sa oled mu kaksikleek, sa oled mulle mu saatusest määratud partner, ma tahan sinuga jagada kodu. Sa oled väga materiaalne naine, poisid pöörake palun ringi, eks ole. Sa oled väga materiaalne, aga sa oled rajanud tänu oma materiaalsusele väga suure sellise aluspinnase vundamendi meie suhtele. Ja ma tean küll, et nii sina kui ka mina võitleme. Ja võib-olla võitleme asjata. Ma ütleksin rohkem, et mitte võib-olla võitlemine, vaid enese kehtestamine, et võib-olla liiga palju selles suhtes tuleb meil iseennast kehtestada. Aga ma arvan, et see ei saa meile saatuslikuks ega määravaks. Sellepärast, et enese kehtestamine on ju ka tegelikult. Ei ole läbinisti paha. Ennast peabki kehtestama. Ma tunnen seda, ma tahan sulle öelda seda, et ma tunnen väga palju siin sellist asja, et sa tegelikult, kuna sina oled rajanud meie suhtele selle vundamendi, selle aluse, aga võib-olla sa oled natukene liiga palju iseendale mõtlev ja me peame tegelikult kõik mõtlema iseendale. Ma saan sellest aru, aga võib-olla sina teed seda liiga palju ja see mind natukene häirib. Seda see inimene tahab praegu teile
öelda. Aga ma armastan sind väga. Ja ma olen tegelikult valinud sinu läbi väga suurte võitluste, hingeliste, mõtteliste võitluste, aga ma olen valinud sinu, ma tahan sinuga luua seda kodu, perekonda, tahan tähistada terve maailma ees, et sina oled minul olemas. Nii, vaatame nüüd edasi. Ma jälgin siin kella, et ma ei lähe siin jälle üle. Nii, ja mida ta tahab sulle just praegu edasi öelda? Ma tean seda, et sa oled mõelnud väga palju, et ma mõtlen hästi palju ainult endale, et kui on suhe, siis tuleb panustada ja siis peavad panustama ka mõlemad. Ma olen jätnud võib-olla sulle sellise üksildase ja üksiku, kes vahel põgeneb ära ka sinu juurest, anna mulle andeks. Aga ma pean vahel saama olla ka nii-öelda üksinda, siis anna mulle palun andeks, kui ma vaikin, kui ma olen eemal, kui ma olen ära, mitte küll otseses mõttes, seda sinu kõrval, aga ma lihtsalt, mõista mind, pean seda vahest tegema. Sa oled toonud nii palju armastust meie suhtesse. Ma olen selle kõige eest väga tänulik. Ma isegi sa ei kujuta ette, kui tänulik ma olen selle armastuse eest. Et sa oled seda toonud, et sa oled seda hoidnud. Ja et see sinu armastus on meid väga palju aidanud. Ja sa oled mõelnud väga tihti, et ma lähen ära, ma ei suuda, ma ei jaksa, see ei ole minu jaoks. Ja ma olen keiser, ma olen imperaator. Minus on võib-olla rohkemal määral nartsissistlikke omadusi. Ma olen egoist ja ma olen seda. Ma tunnistan seda ja sa tead seda ka ise. Aga tegelikult ei ole sa ju läinud, kuigi sa oled mõelnud ja oled mulle vahest keeranud selja. Ma saan aru oma vigadest. Et ma olen see üksik eremiit. Olen võib-olla see egoistlik tüüp. Aga ära unusta kunagi seda, et ma olen valinud sind, sest sa oled nii palju armastust toonud meie suhtesse. Ja sina oled väga paljus määras hoidnud seda üleval. Ma olen sulle väga tänulik. Aga ka mina olen ju tegelikult andnud sulle põhjust nii vahel äraminekuks, kui ka selleks suureks armastuseks, mis meie vahel on. Kuidagi väga hästi jooksevad need kaardid praegu. Mida ta tahab sulle just praegu öelda? Siin ei ole selline lõpetatud suhe. Siin tundub, et suhe, kus kaks inimest on paar ja kus siis ollakse tegelikult ka sellises rõõmus ja õnnes ja armastuses ja samas ka see suhe tundub, et ei ole kõige kergemate keelest. Aga kes ütles, et peabki olema? Nii, mida ta tahab sulle veel edasi öelda?
näete, jälle tuli. See on korduv kaart. See inimene, ma ütlen siia vahele lihtsalt niimoodi, see inimene väga armastab teid. Tal on väga suured tunded ja need tunded on ka tegelikult sinu poolt naine. Ja ma tahangi sulle taas öelda, et sa oled pentaklit 9, on tegelikult minikeisrinna. Ja sa oled minu jaoks naine sõna otseses mõttes. Sa oled naine, kellele ma vaatan tegelikult alt ülesse ja seda sõna kõige otsesemas mõttes. Sa oled jätnud mu hinge, mu ellu väga sügava jälje ja tänu sinule ei istu ma enam minevikus ega heieta mingeid mõtteid minevikust. Sa oled mulle nagu üks kingitus kuskilt sealt kaugemalt, kelle väärtust ma ju tean tegelikult. Sa oled mulle väga väärtuslik. Ma tean, et mul on teatud sõltuvused. Ei, need sõltuvused ei ole võib-olla nii palju sellest, mida sina kardad. Ma tean, et mul on sõltuvused ja minu kõige suurem sõltuvus on sõltuvus tööst. Ja mul on ka sõltuvus olnud oma enda vanematest, aga nemad ei ole enam selles suhtes minust sõltuvad. Ja võib-olla ma ei tea, kas sa tead võib-olla, et minu kõige suurem sõltuvus tegelikult jääb sulle saladuseks. See tuleb võib-olla kunagi välja, aga mina seda praegu siin sulle öelda ei taha. Mida see inimene tahab sulle veel öelda? See inimene väga armastab teid. Teil on väga armastav. Te mõlemad armastate. Tuli jälle see uhate 5. Nii, võtame ühe kaardi veel. Ma tahan sulle öelda seda, et ka mina olen mõelnud, et kuskil mujal on parem. Et kuskil mujal on rohelisem. Ka mina olen vaadanud igatsusega võõrastesse akendesse ja mõelnud, et kindlasti on seal parem. Kuigi see on lauslollus minu poolt, sellepärast et me ju mitte kunagi ei tea, mis tegelikult toimub seal nende võõraste akente taga, võõraste uste taga, aga ka mina olen mõelnud selle peale. Ka mina olen pidanud endas väga palju võitlusi, mis osad ei ole osutunud tegelikult üldse õigetest, aga ma olen tegelikult teinud ära väga suure töö iseendas. Ja just selleks, et sulle, no kallis, avaneda. Ma ei tea, miks see lause praegu tuli. Ja ma tean, et ma ootasin tegelikult väga palju, väga kiireid muutusi. Aga see võitlused, iseendas kahtlemised, kõhklemised ja armastuses kahtlemised ja kahtlemised selles, et kas ikka sina oled see kõige õigem minusuguse, mitte eriti hea, iga kord mitte eriti hea mehe jaoks. Keisrit ei saa panna ümber naiseks, sellepärast ma ütlesin mehe jaoks. Ja ma tahan sulle öelda, et ma olen selle kõige eest väga tänulik
Ja ma tahan sulle öelda seda, et ma olen lõpetanud need võitlused endas, need kõhklused ja kahtlused ka sind süüdistades. Ja see on lõppenud. See teekond, kus need rasked sauad on koormana minu seljas, seda teekonda enam ei ole. Ja ma tahan, et sa teaksid seda, et ma olen ka isegi läbi oma selle egoismi ja läbi sõltuvuste alati sinu kõrval ja hindan sinu armastust ja sinu tundeid. Sa oled nii fantastiline naine ja ma tean ka seda, et kui ma sul nüüd minna laseksin, siis ma ei leiaks mitte kunagi sellist inimest enda kõrvale, nagu oled seda sina. Palun jää. Ja ka mina olen mõelnud äraminekut, aga enam ei ole see minu jaoks aktuaalne. Ja vaatame veel lõpetuseks siit selle peaingli Taaro kaartidega, mida ta tahab sulle veel öelda. Et siis teeme siin kiirelt, siis saame siin 20 minutiga hakkama, ma ei taha seda pikemaks teha. Nii, ja mida ta tahab sulle öelda siis siit peaingli Taaro kaartidega. Võtame 2 kaarti lõpetuseks. Ja siis ma panen need siia ja vaatame, mis siin siis on. Arieli 2. Tähtis on tasakaal. Mitme töö või projekti kallal korraga töötamine, töö nauditavaks muutmine. Ma tahan sulle ka öelda seda, et 2 on alati valik. Ja mul on tulnud valida, nagu siit eespoolt juba tuli ka välja, et ma olen liiga palju valinud siiani tööd, aga ma olen valinud selle töö tegemise ja seega sinust eemal oleku ainult sellepärast, et meil 2 oleks tasakaal ja et meil 2 oleks parem. Et kogu maailm võtaks vastu sind ja mind. Et meie lool, mis ei ole alati olnud kõige positiivsem, oleks väga õnnelik lõpp. Ja kus me lõpuks jõuame pärale, jõuame koju ja me oleme teinud läbi väga suure vaimse kasvamise ja mõistmise, nii sina kui ka mina. Mu kallis, sa oled see, keda ma vajan. Ma väga armastan sind. Selline oli see ladumine ja ma tänan teid, et te mind kuulasite, vaatasite ja uute kohtumisteni.